alustame paarist tõuklisest sõiduviisist nii-öelda. See tähendab seda, et kui sa seisad, siis et oleks parem tasakaal, üks jalg võib olla teisest mingi veerand kuni pool pööd eespool. Siis on tasakaal parem, siuke mugav asend. Raskus võrdselt mõlema jala peal, kannad maad ja paarist tõukline sõiduviis tähendab seda, et jalad on paigal, käed tulevad siit siis nii-öelda on rippus ja tood käed ette. Noh, põhimõtteliselt siis õlgade laiuselt eelkõige ja noh, tegelikult päris silmade kõrgusele ei tule, aga kui hoog on suurem, siis nad tulevad nii-öelda silmade kõrgusele. Ja et kepid ei pendeldaks ette, siis nii-öelda ette tuues haarad kepid kätte ja siis toimub nii-öelda tõukamine. Kepi otsad lähevad natukene ettepoole suusaklambreid, aga nad peavad jääma nii-öelda nurga alla, et nad ei tohi pendelduda ette, vaid jäävad nurga alla. Et kui oleme käed ette toonud ja valmistanud tõukaks, siis kepid päris õige koha peal. Esimese hoog ongi see, et nüüd kui me külje pealt vaatame, et natukene tahaks kehast natuke ettepoole ja see samas ära lükka puusad ei taha, vaid puusad ja keha tegelikult on niimoodi. Ja siis löögi hetkel keerad rannet kergelt välja, mitte nii palju, aga nagu kergelt, et sa lukustad ära. Muidu on see, et kui me tõukame, siis vajub läbi. Nii-öelda vajub ranne läbi, vajub küünarnukk läbi. Et selleks, et ei vaju oleks ühtlane jõuõlg, siis ongi, et ranne nagu kergelt on nagu väljapoole ja küünarnukk ka. Ja siis lihtsalt hakkame liikuma. Ja üks asi, mis oluline on, pea ei tohi kuklasse minna. Suusatajatel ongi nii-öelda kassiküür ju kogu aeg seljas ja tegelikult ongi see, et löögi hetkel siis pea on nagu kergelt kallutatud ette ja tänu sellele, kui me pea on kergelt rinnal, siis tegelikult ei väsi meil selg nii palju ära. Et kui pea läheb kuklasse, siis tegelikult selg läheb pingesse ja tekivad siuksed selja hädad. Aga noh, hakkame liikuma. Lükkame siit. Nii. Tõuge. Loomulikult ilmselt tuleb sul suhteliselt hästi praegu, sest paaris tõuke puhul käte trajektoor on nii-öelda reie keskosast ja tõukame lõpetame tegelikult praktiliselt siin kergelt on puusadest mööda läinud. Ja siis on järgmine hea asi, mis tasub arvalt ära teha, on see, et lastakse näpud lahti. See iseenesest lõdestab lihased ja teistpidi, kui me kogu aeg külma ilmaga hoiame kramplikust kepist kinni, siis hakkavad käed külmetama, aga see veri pääseks liikuma ja tegelikult lihas lõdestuks, et siis tõuke lõpus laseme lahti, et nii-öelda need reguleeritud rihmad on selles mõttes sead, et see kepp tegelikult ei lähe meil kuskile. Ja iseenesest ongi seda harjutada võib-olla alguses sellises kergel alamäel ja sillade peal, et seal on see hoog suurem ja on nagu lihtsam jälgida. No nii, ilus.